Tere, mina olen Andres ja mina loen natukene lugusid Markus Saksatamme raamatust Tont ja mannapuder. Ulakas vorst. Ühel talveõhtul kostis köögist hirmsat ähkimist ja puhkimist. Üks verivorst oli end püsti ajanud ning tegi kükke. Vorst teeb jälle koerust, ütles Juust Redisele. Ei tea, millal see jant ükskord lõpeb. Kuule häbitu, hüüdis Redis vorstile. Mis sa rahmeldad vaiksel jõuluajal? Tee parem üks mehine uinak. Homme on sinu kord ahju minna. Mina ahju ei lähe. Verivorst lõõtsutas nagu väike vapper auruvedur. Minul ei ole homme aega. Nüüd kogunesid kõik toiduained ümber jonnaka vorsti. Ahju ma küll ei lähe, kinnitas verivorst veel kord. Ma võtan homme vaba päeva ja viin täide oma unistuse. Seon enesele roosa lehvi ümber ja rooman sussi sisse, päkapiku toodud kommi kõrvale. Küll siis lapsed rõõmustavad. Mage nali, hüüdis soolatops eemalt. Kes siis verivorsti külmalt sööb? Vorsti nägu muutus süngeks. Kus seda enne nähtud on, et mingi tühipaljas maitseaine vorsti õpetama tuleb? Mind ei söödagi ära, nähvas ta trotslikult. Minust saab laste kaisu loom. Teen padja alla mõnusa pesa ja võtan nimeks Miisu. Toiduained ahetasid kohkunult. Kutsuge ruttu Sardell, kamandas leib. Tema oli toiduainetest kõige väärikam. Öelge, et vorst on hulluks läinud. Aga vorst ei lasknud end sellest sugugi segada. Ja pärast sõidan ma Ameerikasse. Hakkan filminäitlejaks, hooples ta. Ma olen Ameerikat telekast näinud. Neil on seal Coca-Cola. Täpselt nagu meie piim, ainult musta värvi ja mullidega. Ja veel on neil Miki Hiir. Jeesuke, pomises Juust kohkunult. Nüüd hakkavad siis hirmu ja õuduslood pihta. Ettevõtliku vorsti ees on terve maailm valla, kuulutas päevakangelane uhkelt. Võtan kätte ja hakkan kauboiks või hoopis iluuisutajaks. Värvin enese kollaseks ja uisutan libedal jääl. Ja kõik hüüavad, elagu banaan, meie tšempion. Enne pidid sa ju loomataltsutajaks hakkama, tuletas Redis meelde. See on tõsi, lausus vorst pidulikult. Lähen tsirkusesse tööle ja õpetan sproti läbi põleva rõnga hüppama. Oi, ma olen nii andekas. Võin täitsa vabalt ka väejuhiks hakata. Elagu, kindral Raudne vorst. Hurraa, hüüdsid pisikesed viinerid koos. Sel hetkel jõudis kohale Sardell. Ta oli sinine ning lõdises üle terve kere. Käisin külmikus, rääkis ta. Seal on polaaröö. Praegugi veel hambad plagisevad suus. Siis pöördus ta vorsti poole ja kisas. Mis tempud need jälle on? Jätta kohe järele. Mina ei taha ahju minna, vaidles vorst vastu. Ahjus on nõme. Alles sa tegid pahandust, tuletas Sardell meelde. Kooserdasid mööda tuba ringi, nii et vaiba peale jäi inetu rasvajutt maha. Mökerdaja selline. Ma käisin Marti jooksmas, ütles vorst. Rahvakombeid tuleb austada. Teiste peale sa üldse ei mõtle, pahandas Sardell ning koguni müksas üleannetut vorsti. Vaju või häbi pärast maa alla. Siis köhatas leib ja kõik jäid aupaklikult vait. Jõulud on tähtsad pühad, ütles ta. Sind pannakse ahju küpsema. Oled seal nagu saunas. Viska aga leili ja vihtle tilli oksaga. Siis saad endale uue krõbeda mundri selga ja sind kantakse koos hapukapsaga lauale. Vorst kuulas leiba võlutult. Tema silme ette kerkisid üksteise järel kaunid pildid. Ma olen nõus, teatas ta. Võtan selle töö käsile.
toiduained ohkasid kergendatult ja roomasid minema. Vorsti peas aga küpses kaval plaan. Muidugi lähen ma ahju, pomises ta endamisi. Aga mitte söögilauale, mitte mingi hinna eest. Hapukapsas võime uue kuue ära määrida. Hei, mina ronin hoopis jõulukuuse latva. Teen enesele hõbepaberist tiivad ja hakkan jõuluingliks. Ja ma olen loodud millegi suure ja helge jaoks. Vorst tõusis püsti ja hakkas jälle kükke tegema. Ikka üles ja alla. Sest üks õige vorst peab ju jõuludeks vormis olema.